Siin on olnud mitmeid neid viisadega ja elamislubadega seotud lahendeid olnud. Üks oli olukord, kus olid Ukraina, see oli koroonaga seotud ka veel, oli Ukrainast tulnud Eestisse mingid inimesed appi põllumajandustöödele, tööloaga või tööviisaga ja nad rikkusid koroona karantiinipiiranguid. Eks nad pidid olema seal mingis karantiinis istuma ja nad läksid sel ajal metsa maasikale või mustikale marju korjama. Ja selle peale, et nad seda rikkusid, saadeti nad Eestist välja. Mis on selgelt, see käis meediast ka läbi. Ma ei mäleta selle numbri järgi, kas see oli see lahend või oli see mingi muu lahend. Ühesõnaga, et nende viisa küsimuste osas ka ju Riigikohtu seisukoht, mina ei ole küll muidugi tsivilistina kõige õigem inimene ilmselt seda kommenteerima, aga Riigikohtu seisukoht ei ole ju olnud see, et riik ei või keelduda viisade andmisest või elamislubasid lõpetada, vaid küsimus on see, et need peavad olema tehtud adekvaatsetel põhjustel. Et see vaidlustamisõigus iseenesest on meie põhiseadusest tulenev, seda peab saama vaidlustada, aga need põhjendused peavad olema sellised, mis päriselt siis õigustavad viisade mitte andmist või elamisloa kehtetuks tunnistamist. Me ei saa, teistpidi öeldes, me ei saa riigina käituda selliselt suvaliselt. Suva alusel otsustada inimesi välja saata või selle järgi, kas meile keegi meeldib või ei meeldi. Me ei saa käituda ilma selleta, et meil oleksid meie põhiseaduse mõttes olemas mõistlikud põhjendused selleks. Kui see põhjendus on olemas, on loomulikult kolleeg Sinisalul ja kõigil muudel asutustel võimalik neid keelde kehtestada.